No nii, tere Eesti, mina olen siis uus Youtuber, kelle nimi on Confused RP, mida iganes. ma hakkan tegema praegu, teen Androidi mängudest videosid, mängimisvideosid põhiliselt. Et sellised, muidugi likeige ja subscribe'ige, et neid videosid tuleb veel ja lahedaid ja praegu ma olen pannud sellise texture pack'i enda Minecraftile peale, et no täna mängin siis Minecrafti nagu vabandust, oi lahe, nagu piraat või midagi. Good morning craft, selline texture pack. Siis ma panin sellise seediga nagu kaldkriips village ja kaldkriips village, seed ja nimi. Panin sellise seedi ja siis see viis mind sellisesse kohta, kus on küla. ja seda küla ma olen siin arendanud mitmete majadega, selles suhtes, et selle maja ma ehitan põhimõtteliselt nagu iseendale või midagi. Et see maja töötab küll sellise süsteemi peal, et need klaasseinad tõmbavad siia ette. aga kui ma kangi nagu niimoodi lahti lasen, siis mul on vist mingi viga siin ehituses. no sellest pole hullu midagi, ma näitan teile küla. jah, ma olen väljast aktiveerinud selle. nii, see töötab niimoodi, et tõmbab selle need klaaspaneelid eest ära, tegelikult täiesti tavalised klaaspaneelid, ja siit paneb ette. zombid tegelikult saavad aru ustest, mida nad murravad maha ja niimoodi, aga nad ei saa aru nagu seinadest, klaasidest, mis neile korraga ette tulevad. see on minu 5-korruseline, ma ei tea, pilvelõhkuja, kui seda nii saab nimetada. see on minu põhimõtteliselt nagu eludega mäng. et ronid siit üles niimoodi, siis tuled siia ääre peale, et sa pead hüpates tabama seda keskmist ja peale seda hüppama vette, mis on põhimõtteliselt eluga riskimine küll. see on minu nõiamaja siin põhimõtteliselt, aga see nõid, kes siin oli, talle vist ei meeldinud siin ja ta jooksis välja. see ülejäänud on tavalised külamajad. see on minu tohutu suur kasiino žetoon, mille ma ehitasin. see on minu kasiino, aga siin käivad vahest lapsed ka jooksevad. külal on ikka lapsed lihtsalt, ma ei tea, sisse-välja. kaardilaud siis 1.0, siis see on mingi pilt, aga siis texture pack'iga, see näitab ennast teistmoodi. siin on minu salaruum, secret, jah, et teemandid on nendes kirstudes peaksid olema ja siis emerald ja kaduge alla siit. ma ütlesin seda heaga. ja siis noh, need teemandid on siin all. Texture pack'iga on see muutunud kahjuks niimoodi, et see tavaline chest ja trap chest on väga kerge eristatav. ehk siis tegelikult nendes trap chestides ei ole mitte teemanteid, vaid seal ei olegi midagi. aga noh, ja nende all on dünamiit, nii et kui sa selle avad, siis kõik plahvatab. aga siis keskel on tõesti õige. igatahes see on Pokkeri load 1.0. ja siis on nagu selline maja, suhteliselt ilus. ja ma täpselt ei mäleta, ei, see ei olnud selle majaga. ja siis on põhimõtteliselt minu teine elumaja siin kõrval ka. selline sisse. mis pilt see on? tuled, astud siia sisse, siin on ka põhimõtteliselt, aga see ei ole nagu salaruum. see on salakaardilaud siin, sihuke suhteliselt kena. ma ei tea, kuidas texture pack'iga on, aga selline, kõnnid siit üles. ja siin on laud ja siin on vood ja nendele, vabandust, mul on siit üks voodi küll puudu. ma lisan selle kohe siia kenasti juurde. ma ei sunne voodit lihtsalt äragi, ma olen vist nii loll, et okei, ilmselt ma praegu ei leia voodit üles, sest ma ei tea, milline täpselt ta välja näeb. aga ma näitan teile
veel sisustamata oma seda nii-öelda, ma ei tea, tornmaja 5-korruselist või mida iganes ta on. uks on lahti. Ah jaa, ma tegin siia zombirünnakut sisse. Mis asi see oli? Ah jaa, siin mängus on see roiskunud liha põhimõtteliselt nagu zombi pea või midagi. Et kui ilma texture pack'ita Minecraftis sa sööksid nagu roiskunud liha nagu hädaolukorras või nii, aga siin ei tule nagu nii väga isu peale süüa mädanenud zombi pead või midagi. No nii, ma kuulen zombisid, kes seal üleval on. tulen siit tasakesi üles, juba 5. korrus. 6 on katusekorrus juba. Oh, mis ajast ma selle siia panin? Ma tuleb meelde küll. Mängisin lihtsalt siin natukene eludega ja niimoodi ja mul siit aed puruks ja ikka lõhkusin ära, et alla saada. ja ma ei tea küll, mida nemad siin teevad. Ja siis texture pack'iga hoiavad nad labidaid nagu niimoodi. see küll natuke veider, aga okei. nii et see, aga et liiga igavaks ei läheks, siis ma lõpetan tegelikult ka varsti 10 minuti pärast. aga muidugi te võite kirjutada mulle kommentitesse ka seda, et mis mängu ma võiksin järgmisena mängida, ma vist seda juba ütlesin, aga seda ka, et kas see oli liiga igav või läks liiga pikale. et ma võin teile ka midagi huvitavat välja mõelda, siis te võite ise kirjutada seda sinna. muidugi varem olid selle kasiino ees olid küll niimoodi, et need aiad on küll olemas põhimõtteliselt, need aiakohad, aga siis ma ehitasin siia juurde. rauabloki tunnen veel ära. Pumpkin, lihtsalt vaadake seda pumpkinit texture pack'iga. palju õnnelikum kui muidu. ehitasin siia juurde selle. põhimõtteliselt nagu valvurid, kes ei lase alla 21-aastase sisse. aga need valvurid olid vist ennast pilve tõmmanud ja ma ei tea, lapsed käisid 2 vahet kogu aeg sisse. panen siia selle. kolem näeb ka suhteliselt lahe välja. Oh sorry, kolem. ja see on põhimõtteliselt üks valvur siin. ja teine valvur tuleb siia. Sorry. tegelikult nemad valvavad põhimõtteliselt nagu sõna otseses mõttes seda, et neid zombisid sisse ei pääseks, sellepärast et nad on vandaalid ja sohkitegijad. ja siit tuleb üks tõbras. aga see tõbras saab kohe tappa. nii, aga siis te võite muidugi mulle kommentitesse kirjutada seda, et mida võiksin siia külla juurde ehitada muidugi. sellepärast, et ja kui see maja nagu näeb välja tõesti nagu igav, et selles suhtes ma saaksin teist ka aru, et siis sihuke kuubik või midagi. et ma teen siia veel päris palju huvitavaid videosid ja võin mängida Crossy Road'i ja igasugu sihukest. aga head aega siis.